Selle korteri valik ei olnud sugugi raske. Mulle meeldis see maja juba sellest või see krunt õigemini sellest hetkest, kui Liven juba selle soetas, nii et ma olin täiesti veendunud, et ma pean siia enda kodu saama. Kuna see ei ole mu esimene kodu, siis selle korteri sisustamisel ma teadsin juba päris hästi, et mis on mu enda vajadused ja üks asi, mis kindlasti sai teistmoodi tehtud varasema koduga võrreldes, on siis palju väiksem köök. Ma lihtsalt ei ole ka väga suurt söögitegija, nii et oma vajadustele vastavalt kõik vajalik on olemas, kuid mitte üleliia suur. Rohenäpp ma ei ole, nii et seda korterit soetades pigem siis vahetasin selle aialapi suure terrassi vastu ja terrassiga on hea lihtne, et midagi väga tegema ei pea, pärast tööd tuled koju, saad mõnusalt ennast tunda, ei ole väga suuri kohustusi, saad kõike muud ka teha peale, ütleme, aiatööde. Kuna see korter oli alguses üldse kahetoaline, siis tegelikult muutused olid väga suured, mis siin sees sai teha, nii et Liven on selles osas kindlasti väga hea arendaja, et muutused ei ole kliendile kallid, on üsna taskukohased. Mis puudutab telekate lahendust, siis lastele jäi oma telekas ja minule siuke väike võib-olla õhtusteks filmideks ja elutuba jäigi siis nagu ilma telekata, mis tegelikult on väga hästi ennast õigustanud. Elutuba on siis lihtsalt selline ajaveetmise koht, mitte teleka vaatamise koht. Selline mereäärne krunt Tallinnas on üsna haruldane ja mõistsin, et võib-olla rohkem selliseid võimalusi ei tule. Ja see oli kindlasti üks suur argumente.